nii noonakordide mängimine ja üks väike moll blues. Et räägin kiirelt selle noonakordide ehitamise põhimõtte kõigile veel. Et kõik noonakordid siis moodustavad 5 helist, mille struktuur on siis 1, 3, 5, 7, 9. Nüüd, kui noonakorde mängida, siis paremas käes siis on ülejäänud helid ja vasakus on bass. Bass enamasti siis kuskil madalamas registris. Ja neid parema käe noote saab pöörata. Aga me kasutame teiega ainult 2 sükest põhilist pööret. Esimene, mis on nooni meloodilises seisus, ehk siis pöial läheb tertsile 3, 5, 7, 9 ja teine pööre, mis on 7, 9, 3, 5. Ja need vahepealseid, mis on ka kõik nagu olemas, neid me nagu niimoodi süstemaatiliselt ei pea harjutama, aga kes tahab, võib ise proovida. Ja kõiki noonakorde saab siis täpselt sama põhimõtte järgi mängida, see oli nüüd mai 9, moll 9 on siis selline, ehk siis madal terts, puhas kvint, madal septimi 9. Nüüd dominant 9, kõrge terts, kvint, septim 9. Nüüd dominant septimi puhul saab ka altereerida siis 9 ja kvinti. Et üks selline akordi altereeritud kuju, mis meil on siis näiteks madal 9 ja kõrge kvindiga. Ja seda ei tasu karta. Kõigepealt otsige üles, et terts septim, siis 9 on siin, eks, seda madaldan, kvint on siin, seda kõrgendan. Teine pöör on siin. Selline dominant akord laheneb eelkõige molli. Väga ilusasti kõlavad, kui seal järgnevustes on. Et kui ainult akordina mängida, siis võib-olla ei tea, et kuidas ta nagu suhestub mingite teiste akordidega. Ja pooltimmi puhul, ka pooltimmi saab laiendada noonakordiks. See on D pooltimm 9. Lihtsalt kommentaariks, neid mängitakse, aga meie teiega tõenäoliselt mängime pigem pooltimme ikkagi septakordina, kuna järgnevustes, kus nad esinevad, näiteks D pooltimm on C-molli teine aste põhimõtteliselt. Aga kui ma mängiks 9 juurde, siis see E-noot, mis seal tekib, ei ole C-moll helistikus. Et C-mollis on meil S-noot, aga madala 9 noonakord lihtsalt ei toimi. Aga saab mängida. Jah, et saab kõrge 9 saab mängida, lihtsalt see on lisadissonants.